Mis siis teie meelest on täna normaalne Eesti ühiskonnas alkoholi tarbimise osas, et kui palju on normaalne juua, kellega on normaalne juua, kus kohas on normaalne juua? Mis te arvate? Võite öelda, et kuidas teile tundub ja võite öelda, et kuidas, ma ei tea, mingid numbrid ütlevad või näitavad. Jah, Riina, ole hea. Ma võin kohe alustada. Et kõigepealt tere kõigile ja esimese asjana kohe ütlen ära, et kui kirjutada doktoritööd normidest ja alkoholist, siis esimese asjana sa saad aru, et tegelikult seal ei ole mingeid lõplikke üheseid vastuseid ja selle doktoritöö käigus ka ei saabu mingi lõplik vastus ja praegu millest iganes me räägime, vähemalt minu jaoks on nagu senine õppimine ja praegune arusaam ja kogu aeg tuleb siis vaadata uusi andmeid ja näha ka, kuidas need normid muutuvad, et kõigepealt selle raamingu, ma arvan, annaks ja see võtab sellise surve maha seda lõplikku vastust siis anda. Aga üldiselt, ma arvan, vaadates neid numbreid, et kuidas alkoholi tarbimine Eestis viimase 10 aasta jooksul on vähenenud, et me ikkagi peame ütlema, et me oleme väga õigel teel ja me võime ka võrrelda näiteks 30 aasta taguse ajaga, et paljud meist ei mäleta, kuidas siis oli ja kuidas joodi, milline see joomismuster oli, kui palju rohkem oli sellist nagu väga-väga purju joomist. Et ma arvan, et ühiskonnas tervikuna me oleme õigesse suunda liikumas ja võib-olla ka see pidev selline moraalne paanika selle üle, kui palju me endiselt joome, kui palju inimesed endiselt sõidavad purjus peaga autoga, isegi kui see number on vähenenud üle poole võrra võrreldes 10-aastase taguse ajaga, et see moraalne paanika ja see surve seda pidevalt vähendada tegelikult minu meelest need on ka head sellised vormivad asjaolud ja julgeks arvata, et lähiaastatel, lähiaastakümnetel, kui me sellise globaalse langustrendiga nagu kaasa lähme, et me liigume veel vähesema alkoholi tarbimise poole. Selline esmane taju. Ja, Tarmo, sinu mõtted, mis see normaalsus täna meil on? Jah, tere minu poolt ka kõigepealt tore siin olla. Eelmine aasta pidin ka siin olema, aga murdsin jala, õnnetul kombel ei saanud tulla, et nüüd täna on hea meel siia kohale jõuda omal 2 jalal. Ja jah, selle sissejuhatuse asjaga ma arvan, see on olulised punktid, mida Riina ütles, et 2 käega nõus ja ma usun ja loodan, et see siin saalis ei peaks ka kellelegi suure üllatusena tulema, et normid on asjad, mis ajas muutuvad. Kuigi huvitaval kombel see on midagi, mida me igal ajahetkel püüame vaadata norme kui selliseid loomulikke, kui asjad, et mis ei ole kellegi poolt nagu käsukorras muudetavad või seatavad, eks. Aga kui mina olen nüüd ise juba selles vanuses, et kui ma natuke mälu pingutan, siis ma suudan meenutada paljusid norme, mis kunagi olid täiesti okei ja lubatud, mitte ainult alkoholi valdkonnas, vaid ma siin just oma 10-aastasele pojale püüdsin selgitada seda ja öelda, et kuidas sellel ajal, kui mina esimest korda lennukiga lendama hakkasin, siis oli lennuki tagaotsas suitsetati ja sa võisid sattuda sinna ja siis 2 pool inimesed suitsetasid ja see nüüd, siit me jõuame ühe sellise asja juurde, et millest täna ilmselt siin meil veel päris palju juttu tuleb, eks. Et paljudes vanemates lennukites täna on veel need tuhatoosid alles. Et see nagu füüsiline märk sellest, et lennukites suitsetati on olemas ja sul on nagu see võimalus olemas ja täna ka siiamaani on need tuled, mis põlema lähevad, need suitsetamine keelatud on ju, eks. Aga praktilises mõttes minu vähemalt enda hüpotees oleks see, et seda keelumärki ei ole juba enam ammu vaja. Et see norm on kehtestunud, see on juurdunud ja kui täna peaks juhtuma see, et keegi paneks lennukis suitsu ette, siis see ei ole asi, mida peaks siis stewardessid või lennufirma kuidagi kehtestama seda normi. See norm kehtestatakse talle kohe naabrite poolt. Isegi juhtumisi, kui need naabrid ise oleksid suitsetajad. Sest see on lihtsalt
enesestmõistetav, loomulik, arusaadav asi, et lennukis me ei suitseta, et see ei ole. Ja see on, suitsetamine on selles suhtes hea selline paralleelne näide, et kuidas me oleme harjunud sellega, et tänapäeval siin samas Viru keskusest välja minnes on ukse ees sõõr, et kus sees ei suitsetata, on ju, eks. Jällegi selliseid asju meenutada, et oma varasemast pankurikarjäärist ma mäletan seda niisugust värvikat lugu sellest, et kuidas meil oli Roosikrantsi tänaval selline kiiskav valge kontor ja kuhu tuli siis Aadu Lukas, vanakooli kütuseärimees, kes tuli nõu pidamisele, istus laua taha ja siis meil tuhatoorse muidugi laual ei olnud, siis võttis taskust suitsupaki, pani suitsu põlema, koputas tuhka peopessa. Ja see oli asi, mis selgelt šokeeris kõik inimesi ruumis. Aga lihtsalt ma tahtsin selle näite tuua just ka võib-olla sissejuhatuseks sellele teemale, et kui me mõtleme, millised normid, kuidas nad on muutunud, mis millalgi kedagi šokeeris, mis millalgi tulevus kedagi saaks šokeerima. Ja üks hästi oluline mõõde selle juures on ju, et kui norm on omaks võetud normina, selles laiemas kultuuri mõttes, mitte lihtsalt administratiivse keeluna, siis selle jõustamine või selle järgimine käib hoopis teistel alustel, teisel moel, kui me seda kitsas mõttes tavaliselt nii-öelda juriidilise normina ette kujutame ja näeme. Ma tahakski võib-olla teha eksplitsiitseks need definitsioonid normi kohta, mis mind on alati väga palju aidanud, ja rahvatervise puhul ma arvan, need lähevad väga hästi kokku selle reaalsusega, mida me võib-olla kujutame ette, et me saame kuidagi mõjutada või vähemalt jälgida, et norm on siis kirjutamata kokkulepe, mille täitmata jätmisele järgneb karistus kolmandatelt osapooltelt, ehk osapooltelt, kes ei pea üldse olema seotud sellega. Kasutan seda sama Tarmo näidet, et kui keegi meist praegu lennukis paneks sigareti süütakse, siis kolmandad osapooled on mingid täiesti suvalised inimesed seal lennukis, kes ei pea olema seotud selle normi kehtestamisega. Aga neid lihtsalt, kuidagi see norm on saanud justkui avaliku hüve osaks, et meil kõigil on jagatud taju sellest, et sellise normi üleval hoidmine on positiivne ja kui keegi seda normi ei jälgi, siis inimesed sekkuvad. Et samamoodi näiteks, kui üks meist siin läheks vägivaldseks või isegi väga-väga ma ei tea, hakkaks kuidagi väga ebaadekvaatselt käituma, me ei peaks ootama politseid või me ei peaks ootama turvameest, ilmselt väga paljud meist siin oleksid kuidagi motiveeritud sekkuma. Ja siis see teine, minu meelest üks väga oluline selline teoreetiline raamistik, või siis veel, et kuidagi ühiskond peab ennast niimoodi kontrollima või sotsiaalset kontrolli siis tagataksegi läbi selliste informaalsete kokkulepete, mis on normid, ja formaalsete kokkulepete, mis on seadusesse kirjutatud. Et need seadusesse kirjutatud nii-öelda kokkulepped, et nende puhul me saame paremini politseile põhjendada, et miks nad peaksid patrulli välja saatma. Normide puhul politsei võib vabalt öelda, et kuule, aga öelge ise sellele märatsevale naabrile midagi, et tegelege sellega, aga mõlemad on justkui sellise sotsiaalse kontrolli osad ja üks kahtlemata mõjutab teist. Et kui me keelustame siseruumides suitsetamise, siis mingil hetkel võib-olla esimesed 2 kuud läks vaja rohkem seda politsei või turvamehe sekkumist, aga mingil hetkel tekib selle seadusloome tagajärjel ka inimestel selline tajutud soov ennast reguleerida selle normi kohaselt ja siis me võtame justkui selle jagatud vastutuse, selle ühise heaolu täitmise eest. Et igasuguseid näiteid võib tuua ka näiteks prügi mahapanekust, et võib-olla ma arvan, et Teeme ära kampaaniad on tekitanud sellist olukorda, et meil on väga-väga palju rohkem inimesi Eestis, kes on ise koristanud ja tunnevad vajadust öelda, kui nad näevad, et keegi teine viskab prügi maha ja nii edasi. Ma küsin korra siia vahele, et alkoholi puhul ilmselt need normid ei ole igas kontekstis ühesugused, aga paljudel juhtudel võib olla nii, et kui sa lähed peole ja ei tarbi alkoholi ja sellel ei ole mingit nähtavat põhjust, sa ei ole rase, ei tarvita ravimeid või ei ole autoga või võib-olla on paar põhjust veel, mis on lubatud, siis samamoodi teised inimesed hakkavad kehtestama seda normi, milleks justkui on ju alkoholi, kui sa oled peol.
ja kes on alkoholi teemas neid norme kujundanud? Kas see on siis olnud alkoholitööstuse õnnestunud reklaamipoliitika, bränding sellest, mida tähendab tore pidu, kuidas see välja näeb, või kes on alkoholi teemal meie normaalsuse täna disaininud, kes see arhitekt on olnud peamiselt teie hinnangul? No ma tahtsingi siin Riina eelmise jutu lõpuks lisada ühe üldise punkti ja siis jõudagi konkreetselt sinna samma välja, kus su küsimus oli, et kui me räägime sellest, Riina jõudis ka selleni, et kõrvutada või panna samasse konteksti siis seaduslikud piirangud, seaduslikud normid ja ühiskondlikud kultuurilised normid. Ja ideaalis need võiksid olla muidugi siis sama mündi kaks erinevat poolt, et sul võiks olla see, et seadused põhinevad mingitel ühistel normidel, mis omakorda tulenevad mingitest väärtustest, kuhu ka juba jagatud väärtustest, kuhu Riina jõudis. Ja teiselt poolt muidugi siis on see, et sul on normid, on need, mis on internaliseeritud seadused nagu kuidagi. Aga praktikas, eks nad liiguvadki sellised otsilleerides nagu nende kahe vahel võnkudes ja see, et kui ma enne ka rääkisin, et normid muutuvad, siis see ei ole ainult asi, et kus me peaksime ootama, kuni normid muutuvad, norme on võimalik ka muuta. Et neid on võimalik muuta paljudel erinevatel moodustel, jällegi ju me jõuame siin natuke puudutada neid erinevaid võimalusi ja variante ja valikuid seal, eks. Ja mingis mõttes tihtipeale, kui on vähegi selline teema, mis on kuidagi korda minev kellelegi, et siis see normide kehtestamine, laiemalt kordamine, normide kehtestamine kipub alati olema võitlus, et kus otsitakse mingit tasakaalu, et see sul kipub olema siis neid, kes tahavad seda normi ühele poole liigutada, neid, kes teisele poole, teine võimalus on see, kes tahavad norme hoida nii, nagu nad alati on olnud, mis on omaette huvitav küsimus, et enamus normide puhul ei ole sellist asja, nagu nad alati on olnud. Ja need, kes tahaksid neid aktiivsemalt muuta ja siis see käib see võitlusväli võib teinekord väga lai ja väga mitmetahuline olla ja alkoholi puhul me oleme siia jõudnud selle teemani siis nüüd jõudes, et see on asi, et kus meil käivad võitlused täpselt ühelt poolt sellises seadusandlikul dimensioonis maksude kanti, meedias, üldises nagu sellises inimeste käitumises, mis kõik on muutumises. Ja seal on kohati selline Vestman Piibeleht, et kes all, kes peal mingis olukorras, et ühes kohas keegi saab edumaad, teises kohas siis teine dimensioon, see norm võib teises suunas liikuda. Aga tervikuna ma oleksin siin ka sama meelt, nagu Riina alguses ütles, et kui võtta ja vaadata ja seda samamoodi numbrid statistika kinnitavad igatepidi, et kas me vaatame alkoholikahjusid tervishoius, kas me vaatame tarbimisnumbreid, kas me vaatame neid dimensioone võib palju olla, eks, et milles iganes me vaatame, et seal see norm on nihkunud selgelt siis viimase 20 aasta jooksul küll kindlasti selgelt sinna poole, et juuakse vähem, juuakse teadlikumalt, valivamalt veidikene, et meil on teised standardid ka sellega, et millised on seesama avalikkuses purjus peaga ringi käimise reaktsioonistandardid või siis seesama, mida sa Marleen mainisid, mul oli juhtumisi see, et ülikooli ajal siis 90ndate alguses ma ei joonud alkoholi ja mulle on see isiklikult väga, väga tuttav see olukord, et kus siis erinevas joobeastmes sõbrad käisid küsimas, et mis mul viga on, et miks ma ei joo. Ja see sama, see normi nagu kehtestamine või selline pehme surve selle üle, et sa kuidagi oled väljas sellest normist või mida sageli sellisel puhul ka see kipub tulema siis, kui inimesed on natuke rohkem juba purjus kui keskmiselt, et siis tundub kaine inimene nagu etteheide neile selles seltskonnas. Ja see on asi, mis on nagu ebamugav olukord, et kas see tuleb ära lahendada, et kas ta peab ennast paremaks või kas ta heidab ette, et ma olen nii täis, eks, et on kaine ja see oli kummaline olukord, ja seda on, mulle tundub ka täna jällegi vähem, kui seda varem oli, eks, et see aktsepteeritavus selle osas, et sa võid peol kaine olla, on kõrgem kui kunagi, aga ma usun, et ta on ka endiselt täna olemas. Muidugi siin tuleb möönda, et tegu võib olla kohordi efektiga ja sina ja sinu sõbrad on vananenud, leidnud endale töö, pereelu ja nende elu on struktureeritud sellise nädala rütmi poolt,
kus nagu kolmapäeva õhtul, neljapäeva õhtul ei saa enam juua sellisel viisil, nagu sai vanasti reede õhtul juua. Jah, ja siia öeldes, et ma kahtlustan küll, et kui kõik mu sõbrad oleksid sama nagu intensiivsusega jätkanud, et siis mul oleks neid vähe alles täna. Okei, et normaalsust saab muuta, olete te väitnud siin, et mitte ainult see lihtsalt kuidagi ei muutu. Riina, joome poole vähem kampaania. Kas see muutis kuidagi joomise normaalsust Eestis? Kas kampaaniad üldse muudavad normaalsust või need on mingid muud lähenemised, mis see teha saavad? Astun sammu tagasi peaaegu selle su eelmise küsimuse kokkuvõtte juurde, et normaalsus saab muuta, et see, mida siis teooria raamatutest lugeda saab, ongi võib-olla tegelikult see, et vähemalt ühe teooria kohta, mis on selline diskursuste teooria, et siuke hästi lihtne kokkuvõte põhimõtteliselt on see, et need sellised kokkulepped tekivad sellise diskursuse ehk ühiskondliku vestluse ja kõne käigus. Ja on väga selge, et mingisugused argumendid jäävad seal prevaleerima ja mingisugused teised vaatepunktid ja argumendid ei pääse nii palju mõjule. Et kui me võtame selle sama alkoholi näite, et on väga palju, alkoholitööstus näiteks saab väga palju oma argumente avalikule areenile panna läbi reklaami, läbi suhtekorralduse, läbi selle, et nad räägivad poliitikutega otse. Eestis on arvatavasti 50–60 000 inimese vahel, kes on alkoholisõltuvusega ja nendel on pereliikmed, kellel ka kõigil on oma perspektiiv, aga millegi pärast me sellist perspektiivi väga palju sellel ühiskondlikul areenil ei kuule. Me ei kuule, mis tundeid ja mõtteid neil on, või vähemalt me ei kuule seda sellise intensiivsusega. Ja mingis mõttes see hästi lühike vastus ongi siis see, et kelle argumendid nagu kõlama jäävad ja tihedamalt kostuvad ja on nutikamalt välja mõeldud ja meid emotsionaalselt rohkem mõjutavad ja sagedamini ja mõnikord siis niimoodi, et me ise seda tajume, et meiega räägitakse, mõnikord lihtsalt läbi selle, kuidas mingisugused tooted on meile silmad ette asetatud kavalalt, et nende argumendid jäävad peale ja tekitavad meil selle tunde, et kuskil on see, et ühiskond ongi niimoodi kokku leppinud, see on normaalne ja et kui mingisugused positsioonid siis niimoodi omaks võetakse, et inimesed ei taha enam neid nagu kahtluse alla seada, et siis see norm justkui ongi tekkinud. Kiiresti jõudes joome poole vähema juurde, et see, millest ma just rääkisin, oligi arusaam nagu, et okei, et meil oleks vaja mingit sellist teistsugust kampaaniat, mis räägiks otse selle alkoholitööstuse poolt tehtava nagu vestlusega, et kui alkoholitööstus rääkis sellest, et alkoholi joomine on nagu tore, me teeme seda koos ja me teeme seda nagu rõõmuga ja me teeme seda isamaa eest ja me teeme seda jalgpalli vaadates ja suures sõpruses ja armastuses. Et siis see, kuidas tervise narratiiv nagu ennast esitles, oli see, et jää reede õhtul koju, sest et nagu see on pikas perspektiivis su maksa tervisele parem ja sa ei lõpeta surivoodil ja ei sõida kellegile otsa ja ei ole oma lastel halb vanem. Aga need olid kõik sellised nagu individuaalsed, kurvad, impulssi kontrollivad ja pika vinnaga ja kuidagi kergem oli uskuda seda alkoholitööstuse rõõmsat juttu ja ma tahtsin nagu testida seda hüpoteesi, et kui me teeme ühe kampaania, mis ka räägib sellest, et teeme midagi koos, teeme seda isamaa heaks, teeme seda reede õhtul ja mõnitame veel neid, kes ütlevad, et armastus ja jalgpall saavad käia ainult joomisega, et vaatame, mis siis nagu välja tuleb. Ja mul on tunne, et väga suurel määral, et tulles jälle tagasi selle juurde, et kes rohkem räägib, see nagu peale jääb, et kui need alkoholitööstuse siis reklaami ja suhtekorraldusse pandavad summad on 10 miljonites ja siis igasugune selline nagu tervisepoolne vastutöö on seal olnud umbes mingisuguse 500 000 ja 700 000 vahel keskmisel aastal on ju, et
et ühesõnaga meil ei olegi olnud võimalik kunagi nagu võrdselt rääkida, aga ma arvan, et mingi paari aasta jooksul siin, kui me tegime Joome poole vähemalt ja kui me kõik justkui kokku tulime, erinevad kampaaniad tegid väga palju koostööd, et septembris EIO Tervise Arengu Instituudi kampaaniad, väga palju oli kõnelejaid nagu alkoholi vastu, et oli näha, et me tegelikult hakkasime looma konteksti, kus isegi poliitikutele tundus, et võiks natuke julgemalt liikuda selle regulatsiooniga ja mina usun, et kui meil oleks olnud mitte näiteks 500 000, aga 5 miljonit, mis ikkagi oleks olnud tohutult palju vähem, kui alkoholitööstus kõneleb või oma kõnesse raha paneb, et siis me oleks jõudnud kaugemale ja ma seni usun, et kui meil olekski 10 aastat näiteks 5 miljonit alkoholivastane kõnebüdžett, kõne-eelarve, et me saaksime seda normi täiesti korralikult muuta. Me saaksime luua nagu olukorra, kus väga paljud inimesed vaataksid alkoholireklaami ja oleksid superskeptilised, et issand jumal, millist asja nad meile siin üritavad müüa. Ma nüüd tõmbaksin oma kultuuriteoreetiku mütsi, millele Marleen enne viitas, sügavamalt pähe ja purjetaks siis selle, mis mulle tundub selle normide küsimuse südamesse, et kuhu Riina juba äärtpidi jõudis ja et kõigepealt ma ütlen, jah, ma olen nõus, et kõik sellised asjad nagu poodide lahtioleku ajad, alkoholi panemine seina taha, kampaaniad nagu joome poole vähem, kõik need on olulised, vajalikud asjad, neil on päriselt mõju konkreetsele tarbimisele, päriselt tervisemõju, päriselt mõju normidele ka, aga nende normide südames on midagi, mulle tundub natukene teistsugust, et see ei ole asi, mille üle, kui korraks, kui ka alkohol kõrval jätta, kui võtta ükskõik milline muu selline laialt omaks võetud norm, ühiskondlik norm, siis ma tahaks öelda, et selle puhul see on praktiliselt nagu olemuslik normi puhul on see, et see võimaldabki meil nagu mitte argumenteerida. Et see on küsimus, kus me võime selle argumenteerimise osa vahele jätta. Et me ei pea hakkama poolt ja vastu argumente kaaluma, ütlema, et kas see või teine või nii või naa on ju, eks, et kuidas ma otsustan. Norm on see, mis on nii-öelda see shortcut, et ta on see, mis lubab mul jõuda õige vastuseni ilma, et ma peaksin poolt ja vastu argumente kaaluma. Ja nüüd selle taga seal konkreetselt alkoholi puhul siis nüüd tõepoolest on, sellel on väga palju tegemist sellega, kuidas seda on ka bränditud, on ju alkoholi ja see ei ole mingi viimase paari aasta küsimus, vaid see on asi, et mis läheb tagasi kaugele nõukogude aega, kaugele enne nõukogude aega, sellesse aega, kui Eesti poisid paadiga piiritust Soome vedasid ja tõenäoliselt seal kaugele varem, et see assotsiatsioon, mis meil tekib alkoholiga, sellel on nii sügavad juured nagu mingites põhimõttelistes arusaamades sellest, et mis tähendab olla vaba. Et see asi, mida kõik me teame, seda olukorda, et kus isegi kui me argumenteerime vastu sellele või väidame, ütleme, see ei ole nii, see on jama, on ju, eks, aga see kõnekujund või see mõttemuster sellest, et alkohol toob välja inimesest selle, milline ta päriselt on. Et see on kõigile tuttav, et siis tuleb välja, et milline see inimene tegelikult päriselt on. Siis kaovad need sotsiaalse kontrolli ahelad, kaovad ära need normid, mis sind justkui kammitsevad, panevad sind ühel või teisel moel käituma ja sa saad olla päriselt see, kes sa oled see vaba, on ju. Ja nüüd sealt, nagu me siin räägime konverentsi pealkirjas, see vabadus on seal olemas, on ju, eks, et siis see on see, mille pinnalt tekib see põhimõtteline väärtuskonflikt alkoholipoliitika ja tarbimiste küsimustes on see, et kui ühel teisel moel, kui tuua välja aktsiisid, tuua välja poodid lahtioleku ajad, siis hästi kähku jõuab fundamentaalse konfliktini, et see on minu vabadus, ma olen täiskasvanud inimene. Tahan joon surnuks ennast, minu maks, ise tean. Ja ma mäletan, mul oli siin mingi aasta tagasi, ma vist Kalamajas veel just korra sattusin selle auto taha, et kus tagaakna peal, see BMW pickup, kus tagaakna peal oli siis see kuulus kleepekas, ühes otsas Eesti, teises osas Läti lipp ja viime maksud Lätti ja all on siis väike kiri, et nõuame poliitilise vastutuse võtmist. Ja see oli koht, kus ma pean ütlema, minul oli lühis korraks, et ma seisin selle auto taga, mõtlesin, et kui ma nüüd püüaks argumenteerida seda asja, et kuidas see asi nagu klappima läheks, et inimene võtab oma auto, sõidab Lätti, ostab sealt alkoholi, tuleb tagasi ja nõuab poliitilise vastutuse võtmist.
et mul on seda argumentatiivset liini sealt väga raske välja võtta, aga teiselt poolt jällegi nagu nii-öelda selle kultuuriteoreetilise koha pealt vaadates on hästi lihtne aru saada, et see on nagu vabaduse küsimus, et vaat, sa juba tahad tükk aega sekkuda. Nii palju kommentaare. Oota korraks. Kas nüüd, kui te olete siin kuulanud, kaasa mõelnud, ma näen, siin on erinevat laadi küsimusi, aga kas keegi saalis tahab küsida, me saame teile anda mikrofoni. Ja aga siin kõigepealt naisterahvale siin ees võib-olla ja siis saate teie ka. Jah. Töötab. Ole jah. Aitäh selle vestluse eest. Mul oli selline kommentaar, et kuidas te nüüd mõõdate selle kampaania, ütleme siis edukust, mis on need näitajad, kuidas te mõõdate seda? Just selle joome poole vähem. Võib-olla Riina, sa oskad selle kuidagi kiiresti vastata? No, mul on veel üks küsimus. Kogu see mõõtmise küsimus on hästi, tahaks öelda, keeruline selle tõttu, et seda hästi teha, see on hästi kallis ja nagu ma arvan, et nagu sellist tüüpi tagajärjed, mida me tahaksime näha, et kuidas inimesed internaliseerivad nagu need uued normid, on ju, et see võtab väga kaua aega. Meil oleks parem, kui meil oleks see kampaania kestaks pikemalt, oleks paremini rahastatud ja ka mõõtmine oleks paremini rahastatud, aga meie konkreetselt mõõtsime seda. Me ütlesime, et me tahame, et meie kampaania oleks nagu, selle eesmärk on luua kontekst, kus saab toimuda poliitika muudatusi. Ja me vaatasime, siis lugesime kokku neid poliitika muudatusi, mida erinevad parteid julgesid ette võtta, et näiteks kas või see mõõde, et selles Reformierakonna poolt moodustatud koalitsioonileppes äkki aastal 2000, mis oli 15, et oli konkreetselt kirjas, et see oli alkoholi peatükk ja seal oli selle esimese paragrahvi esimene lause oli, et me soovime, et aastaks 2030 Eestis joodaks poole vähem. Et ütleme, et kui su kampaaniakene on nagu saavutanud sellise efekti, et koalitsioonileppe võtab sõna-sõnalt üle selle essentsi, et siis ma muidugi tol ajal kritiseerisin veel seda, ütlesin, mis mõttes 2030, et see tähendab ju, et aastal 2015 ei hakata kohe mitte midagi tegema ja olin väga pahane, aga üldiselt ma arvan, et samuti nende valimiste puhul kõikidel parlamendierakondadel olid nagu need tõenduspõhised alkoholipoliitika eesmärgid oma valimisplatvormides, et need olid väga-väga head nagu saavutused meie jaoks. Ja see eeldus siis ongi see, et saaks need regulatsioonid paika, et siis sellel normil on aega, sellel internaliseeritud kokkuleppel on aega nagu seal varjus kasvada. Aitäh. Teine küsimus oli ka mul. No, okei, küsi. Et mul oli küsimus selle kohta, et kui jätaks reklaami täiesti ära, et kas siis on usk, et põhimõtteliselt alkoholi enam ei jooda. Et kui me keelustame alkoholi ära, keelustame reklaami ära, et kas need juured ei olegi üldse kuskil mujal. Alkoholi ja reklaami keelustame erinevad asjad, on ju? Aga ütleme siis reklaami. Jaa, mõlema. Ma läheks ekstreemsusteni, et keelaks mõlemad ära. Et tegelikult ma ise arvan, tahaks anda selle kommentaari, et ma arvan, et juured on hoopis seal, et tegelikult on väga palju Eestis probleeme vaimsete tervistega. Ja mis tulevad ja alkoholist. Rahva vaimne tervis ja alkoholi, see on nagu kahepoolne tee rohkem pigem. Et ühtepidi nagu seda leevendatakse alkoholiga ja teistpidi see alkohol tekitab neid juurde. No, ütleme, et siin on nagu tervise arengul on vaja seda nagu kompleksemalt vaadata natuke, et see ei ole nii lihtne, et me lahutame kõik asjad ära, et üks on nagu teisest eraldi või et kus on nagu koduvägivald või see või teine, et need kõik on omavahel seotud, et praegu räägitakse nagu liiga palju minu arust nagu normist kui mingisugusest eraldiseisvast ühest asjast, just kui need oleksid eraldi teistest asjadest, et siis Maslowi püramiidis, et mis see inimene siis kardab kõige rohkem, kui ta ei kuulu enam seltskonda. Okei, jah, mitu teemat oli see vaimse tervise, me siin hommikul ka tegelikult seda korra puudutasime, et selge see, et see on seotud ja siis võite võib-olla kommenteerida seda reklaami aspekti, et kui me ei näeks võib-olla ka laiemalt, et kui meedias, kui me ei näeks alkoholi enda ümber, on ju? No jällegi siin empiirika koha pealt muidugi on keeruline öelda, see võivad natukene erinevad nii-öelda domeenid olla, eks, aga ütleme, kui me võtame jällegi see näide, mida ma enne ka pruuksin, suitsetamine, sigaretide reklaamid, mis on
ikkagi praktilises mõttes keelatud on ju, eks. Et siis see kindlasti ei kaota ära suitsetamist, inimesed tänaseni suitsetavad, aga sellel on kindlasti olnud massiivne mõju. Nüüd teine asi oli see, et mida ma püüdsin siin ka enne oma eelnevas jutus öelda, et seesama mingi asja keelamine, administratiivne piiramine on üks moodus nihutada normi, aga kui sellega minnakse sinna, et see seadusega sätestatud norm tundub inimestele ebaõiglane, siis häda sellele seadusele. Et siis tekivad sellised asjad, et nagu seesama Läti ralli näiteks on natuke nende juurtega ja kuiva seaduse ajal nii Ameerikast kui siis siin ka meie 80 aastate minevikust teame, et kui see norm tundub põhjendamatu, õigustamatu ja läheb teiste asjadega vastuollu, mida peetakse normideks, et siis ta ei juurdu, siis ta ei rakendu. Et see ma kunagi hetkekski ei arvaks, et see oleks lahendus keelata alkohol, korjata see müügist ära ja kaotada see, aga kui seda teha, sellel oleks kindlasti mõju. Aga see mõte võiks olla rohkem see, et need keelud peaksid käima, siis administratiivsed piirangud peaksid käima nii-öelda mingis mõttes sünkroonis või koos selle ühiskondlike tõekspidamiste normide nihete ja muutustega, nii et nad toetavad üksteist. Härra, teie küsimus? Ja, siia me praegu paneme punkti ja härral teie seldaga oli ka küsimus. Ja siis selline küsimus, et kui me vaatame Eesti seda alkoholi põhidokumenti, seda valget, oli ta vist valge raamat, jah? Roheline raamat. Okei, värve ei ole oluline, sisu on olulisem. Et tegelikult siis ju sealt võibki näha, et need põhilised meetmed, mida Eestis rakendatakse, on administratiivsed. Vaat need samad seadus ja siis ootused, võib-olla see internaliseerub. Väga hea, et siin oli nüüd juttu nendest samadest normidest. Nüüd Itaalia, Island, seal on tehtud hoopis teisiti. Itaalias regulatsioone peaaegu üldse ei olnud, aga niimoodi väidavad itaallased, aga alkoholi tarbimine vähenes oluliselt, sest tekkisid uued normid täiesti spontaanselt. Ja nüüd minu küsimus ongi see, et miks on siis läinud nii, et meie selles rohelises raamatus näiteks ei ole mitte sõnagi või kui on, siis ainult sõna sellest, et näiteks noortele pakkuda rohkem vaba aja veetmise võimalusi. See ei ole riiklik poliitika, see on jäetud kohalikuks, aga ometi ka inimesed arvavad, et see võiks olla üks olulisi asju, mis mõjutaks noorte neid samuseid hoiakuid. Ja seesama joo pool vähem, see on üks vist esimesi selliseid kampaaniaid, kus püütakse mitte siis seadusega neid asju muuta. Aitäh, soovite kommenteerida vastu midagi? Jaa, ma ütlen kahele asjale siin kommenteeriks, et esiteks, et kuidas Itaalia on teistmoodi kui Eesti, et jällegi, kui me võtame, et meil on seadused ja normid, mõlemad on sotsiaalse kontrolli vahendid ja kõik ühiskonnad peavad kontrollima alkoholi joomise tagajärgi. Need alkoholi joomise tagajärjed on need, et inimese eesaju võimekus ja niimoodi enda kontrollivõime väheneb ja keegi teine peab kontrollima tagajärgi. Kas see on siis riik või perekond? Itaalia ja nagu paljud teised Vahemere riigid on hästi palju sügavamalt kollektiivsemad kultuurid ja see ma ei tea, katoliiklik taust ja kõik muud sellised asjad on ju, et põhimõtteliselt meil on väga vähe võimalusi sinna kiiresti liikuda ja see selline kollektiivsus algab peale neil nagu väga palju teistsugustest asjadest kui ainult alkoholi joomine. Et seal, kui lapsi hakatakse kasvatama väiksest peale, seal on niimoodi, et ühelt poolt nad saavad oma kogukonnalt tohutult palju armastust ja paitusi ja silitusi igasugustelt võõrastelt onudelt ja tädidelt ja lähedastelt onudelt ja tädidelt, aga neilt ka väga varakult hakatakse ootama tohutut austust selle vastu. Nüüd hästi tugev norm Vahemere maade kultuuris on vastupidiselt sellele, mida Tarmo siin välja tõi, et seal alkoholi essents ei ole see, et alkohol tohib teha mind vabaks. Seal on see, et jah, ma joon võib-olla hommikusöögi kõrvale, lõunasöögi kõrvale ja õhtusöögi kõrvale, aga ma ei tohi kaotada oma eneseväärikust. Ja see on minu meelest alkoholi puhul hästi huvitav, et erinevates kultuurides alkoholile antakse erinevaid tähendusi ja ka meie kultuuris, kui inimene joob, mitte kõik normid
ta ei saa nagu vabastust kõikidest normidest, et see ei tähenda näiteks, et ta, ma ei tea, võib vargile minna, lihtsalt sellepärast, et ma jõin, ma kaotasin enesekontrolli, läksin vargile, seda nagu nii palju ei juhtu. Või ma tapsin tänu sellele või ma ei tea, seksisin sugulastega tänu sellele, et ma jõin ja unustasin korraks ära. Ei, need on väga konkreetselt kokku lepitud ühiskondlikud normid, millele alkohol justkui vabastuse annab. Ehk siis, et selle ma ütlen selle Itaalia kohta ja siis teie küsimusele siin, mis oli sellest, et äkki inimestel on mingisugused sügavamad ängid ja nad alkoholiga nagu leevendavad neid, et jah, loomulikult, et siin aitab, kui me vaatame seda alkoholisõltuvust mitte ühe põlvkonna, vaid nagu sellise mitme põlvkonna tagasiside ringina. Kui meil on hetkel Eestis väidetavalt 50–60 000 alkoholiprobleemiga isikut ja nende pered, siis me võime öelda, et Eestis on äkki mingisugune mitukümmend tuhat last, kes kasvab peredes, kes on praegu 3-aastased, 4-aastased, 12-aastased, kes kannatavad selle koduvägivalla all, kes kannatavad igasuguste probleemide all ja kes lähevad teismeikka juba otsides nagu mingit tüüpi lahendust, nagu mida alkohol neile annab, et see on mingi väljapääs. Ja mingis mõttes, kui me kui me nagu ei reguleeri seda läbi kättesaadavuse ja reklaami, siis meil on väga vähe võimalust, et saaks peale hakata kasvama nagu tervem põlvkond ja seda tõendust sellele, et nagu neid norme on kuidagi võimalik muuta pikaajaliselt on nagu väga-väga palju, et kas või see suitsetamise asi, reklaamid keelati ära umbes 2000-ndate alguses, see põlvkond, kes on meil peale kasvanud, kes praegu hakkavad jõudma sinna teismea lõppu, nende hulgas on teismelisi suitsetajaid olnud umbes poole vähem kui umbes aastal 2000. Et samamoodi, kui me vaatame, kuidas naised jõid 90-ndate alguses, kuidas noored tüdrukud jäid 90-ndate alguses versus kuidas nad nüüd joovad, isegi täna näidati siin nagu, et kõige nooremas eagrupis meeste ja naiste alkoholi tarbimine on järjest sarnasem ja see on tänu sellele, et alkoholitööstus on näinud noori naisi kui nii-öelda satureerimata turuosa, kellele tasub reklaami teha, sest seal on noori, kes veel ei joo. Mul on 2 kiiret kommentaari. Esimene on selle Itaalia asja kohta, ma lihtsalt mõtlesin niisuguse kultuuriajalooline kommentaar siin, et itaallastel on siis see joome poole vähem kampaania tegelikult juba Rooma ajast olemas, et klassikute tekstidest leiab seal viiteid selle kohta, et kuidas väga selgelt jälgitud sotsiaalne norm oli see, et kui sa jood veini ilma veega lahjendamata, siis sa oled joodik. Et sul oli, see norm oli see, et sa pidid alati veini veega pooleks lahendama, et see oli aktsepteeritav vorm juua. Aga teine kiire kommentaar selle sama juurde, mida Riina mainis, et see perede mõju ja mul tuli meelde siin paar aastat tagasi oli mingi Facebookis Saku Rock tegi kampaania selle kohta, et postita lugu oma isast, et mul on maailma kõige lahedam isa. See oli legend. Saku Rock. See isa on isa kui legend. Isa kui legend oli see täpselt, jah. Ja see oli koht, et kus mina korraks nagu arvutaga jäin mõtlema ja siis kirjutasin ühe pikema postitusi, mis sai päris palju vastukaja sellel hetkel, siis ma ütlesin et mul on oma isaga väga selged mälestused seoses Sakuga, et minu isa oli üks nendest sellistest kohati vägivaldsetest joodikutest, kellega ma üles kasvasin ja suurelt osalt tarbis siis ka sellel ajal kätte saadavat Saku õlut, et see oli ta peamine asi, et ma mäletan, kuidas ta mitu korda nädalas läks suurte 2 käes taarakotid seda ära viima ja siis tuli kastiga tagasi jälle, eks, et see on minu mälestus oma legendaarsest isast ja noh, et minul jäi see, või ütleme sedapidi, et kui ma õigesti mäletan, ma kirjutasingi, et minul jäi see legendi isa nägemata, et suuresti tänu Sakule. Islam, Itaalia küll, aga Islam. Jaa, aga selle Islandi me praegu jätamegi, sest et kahjuks meil ei ole aega lõputult arutada. Ma tahaksin, ja ka selle küsimuse me jätame, et ma võtame ühe küsimuse, mis on saanud siin 6 toetushäält ka siin keskkonnas, ehk see inimesi huvitab ja lihtsalt võib-olla te oskate siia anda mingi kiire sisendi kommentaari ja tänase jooksul ehk saame sellest veel juttu teha. Aga küsimus on selline, kuidas motiveerida näiteks riik kohalikke omavalitsusi julgemalt sekkuma alkoholipoliitika kujundamisse. KOV ei julge või ei taha sekkuda, kuna otsused piiravad ettevõtlust. Eks meil on sellest olnud siin nagu juttu ka, üsna konkreetne küsimus, aga võib-olla kui teil on sinna kiire kommentaar ja siis teeme kokkuvõtted. Mul on kiire ja lihtsalt jällegi praktiline mälestus, ma arvan, see oli vist
2 aastat tagasi, kui oli Tai korraldas selle kõrgema sotsiaalkaitse kursused ja et seal, kas seal oli või enne seda, vist tegelikult vahetult enne seda ma sain kokku siis tollase Kuressaare linnapeaga, kes tõi hästi huvitava näite sellest, et ütles, et tõepoolest, et kui võtta ja hakata linnavalitsuse tasandilt muutma midagi sellist, et ütleme, et me piirame müügikohti või kellaaegu või mida kõike, et siis sellest nagu inglise keeles öeldakse all hell breaks loose, et kõik on jube pahased, et siin piiratakse vabadust ja ettevõtlust ja mida kõike muud on ju, eks. Aga neil oli üks konkreetne asi, oli see, et kuskil, ma nüüd täpselt ei mäleta, linna keskväljakul oli see mingi selline pink, et kus need kohalikud parmud tiksusid ja see oli juhtumisi siis just vist mingi laste ees vahetus läheduses. Ja siis see oli asi, et kus nad leidsid, et kui nad seda adresseerisid ja ütlesid, et näed, et siin see ei sobi ikkagi, et lasteaia ees nagu tüübid istuvad hommikust peale ninapudelis ja et see on asi, millega tegeleda, see sai laia üldsuse toetuse ja kõik ütlesid jah, loomulikult, et see tuleb ära koristada, sellega tuleb tegeleda ja see oli väga huvitav nagu nurk, et mis sealt tuli ja see läheb tagasi selle juurde, mida me enne siin Riinaga rääkisime, et kui me paneme vastamisi mingid nagu erinevad konkureerivad väärtused või mis nende normide vundamendiks ja aluseks saaksid olla, on eks. Et nüüd, kui me võtame lihtsalt selle tervisekahju, võtame need numbrid, et mis siin just selles värskes väljas on, et maksad tsirroosid 4,2 miljonit või mis 4,6 miljonit aastased otsesed alkoholi tervisekahjud, need pered, vägivald, kõik need muud asjad ja ütleme, et kui oleks võimalik, et kõike seda ei oleks, et kes ütleks, et me ei peaks seda tegema. Jah, et see oleks lihtne asi öelda, jah, et alkohol välja, kõik enam ei tooda, enam ei müü seda siin, kõik. Aga sellel on see teine külg, jah, et seda on keeruline ja raske teha, sest jah, seal vabadus on üks mõõde, teine võib olla tõepoolest see, jah, et inimesed ongi päriselt raskes olukorras, et nad on nõrgad, nad lähevad seda otsima lahendust sealt, kus seda tegelikult võib-olla ei pruugi olla või kellegi jaoks ka mingil hetkel on ju, eks. Ja seda tuleb kõike nagu arvesse võtta, seda tuleb mõelda, et selle peale, et mismoodi sellega hakkama saada ja nüüd siis seal leida selline nurk, et kus on võimalik saavutada see väärtuste joondumine, et sa ütled, et see asi, mida me tahame alkoholi poole pealt, joondub mingi teise väärtusega, mida me väga sügavalt väärtustame, et oluliseks peame, nagu selle sama Kuressaare näite puhul olid lapsed. Et siis on lihtne seda muutust teha. Sellel hetkel sa saad suure toetuse, ütled, jah, loomulikult me peame tegema. Ja see on mulle tundub asi, et mida me nüüd tõepoolest peame ka oma alkoholipoliitikat kujundades rohkem tegema, rohkem mõtlema selle peale, kuidas saavutada neid väärtuste joondumisi, mis tähendaks, et meil oleks võimalik neid muutusi teha ilma, et me peaks hommikust õhtuni mäest üles rühkima. Aga aitäh! Teega oli väga huvitav. Teeme aplausi Riinale ja Dagmale.